aga kuna ma praegu tõmban käsitsi alt, siis ta toimiks nagu paremini. Aga paraku, kui ma käsitsi hakkan nüüd tõmbama, siis ta nõrg keerleb ikkagi peale poole. Väga hea. Nagu lepase veega, no näete või näete küll, kus keeras peale poole. Nüüd on muidugi kanister vastu maad ka, et siis ta ära ei tule. Aga kui see palgi ots nüüd õhku tõuseb, kanister vabaks on, siis paneb kohe see kanister plehku sealt otsast. Nii, läksime. Otsu. Juba jäi kinni nõks. Nüüd saadana silmamuna. Oba! Vanasse pobirajasse sisse, siis libiseb nagu niuhna. Sellega teistpidi. Äkki tekib mingi huvitav intsident. Lasen palgiga ise liugu olla või mida iganes. Kõik peab jäädvustama. Ja lastele näidata. Kui vana isa oli. Nüüd on kanister ära otsast ja lume all. Kurat. Kui ei saa nõuga, siis saab jõuga. Ja õnneks vana vagu ees, et peaaegu hästi jookseb. Kurat, nii üldse. Laud. Ta ongi lumes kinni kohe. Nagu takjes. Natuke raskem ka. Ei kurat. Ei jaksa. Nii võiks olla hea. Ei saa. Tässä. Selle tuleb vintsida. Kuraska nii raske, et ikkagi kännotükk. Priske. Blin. Seda nöörasin 1 000 000 meetrit, et tükk aega tühja kerima enam. Seal on seda veel. Seal on seda veel tühjalt. Nüüd võiks hakata tulema. Siia üle selle hunnika ära saaks, eks juba hea. Tõmbasin annast pinge alla ja ongi see nõks, kus vaja ta liikuma saada. Ei ka. Täitsa hullu vaja. Ja lihtsalt lume peal seisab, lume peal kinni. Ja nagu näete, ei liiguda kuhugi. Et vaat, kus on loodusel jõudu. Paar lumetükikest ja lihtsalt lebab siin, natuke on koore peal lund ja ei liigu kuhugi poole. Lihtsalt lumi hoiab kinni. Ei ole ju kinni, aga lahti ka ei jõua tõmmata. Äkki nüüd. Ruttu. Et siin ongi see süsteem, et ikka inimene looduse vastu ei saa. Kui loodus on ikkagi otsustanud, siis nii see asi on. Võid igasuguseid seadusi ja asju mõelda, aga looduse vastu me ei saa. Ja see ongi naturaalseadus, mis on kõrgema looja poolt loodud
mitte Jumala, aga teise, kes on selle Jumalagi loonud. No koht tule nüüd. Ei tule noh. Uskumatu. Oot sulle. Kõik tuleb nii lihtsalt, kõik on nii lihtne. Ei ole metsatehnikat, ei ole vaja. Traktorid. No muidugi ei saagi tulla. Siin ongi kanistri koht. Natukene. Jõuan tõsta. Ei jõua. Ei ole nii nõrk. Oh, jõuab ikka. Teisest kohast tõsta. Nokk kinni, saba lahti, nokk kinni. Mene see otsa. Nii. Lukku. Nii. No kurat. Käsitsi ka nüüd. Väga hea. No ma räägin, see pulli paska see kanister, see ei püsi seal. Nüüd jälle kinni. Aiska. Hakkavad siuksed asjad närvidel käima. Selles mõttes igased kuradi leiutised, nagu ma rääkisin, et ägedad videod on tehtud, laikida on mõnus kõik, aga laikimise videod, aga paraku nad ei toimi. Ei saa. Nüüd ma olen hädas, kui lits latsega. Teeme see ära. Mene minema. Mõttetu kanista. Mõttetu pask. Ikka jõu ja jõuga. Ega siin muud välja ei tule. Kõige lihtsam. Kohe asjad toimivad. Mingit mugavat elu. Näha vaeva ja kulutada aega ja siis on õhtuks kõht tühi ja söögi vastu armastus. Tule. Ei jää sinna. No nii. Kurat läbi selg määrd kohal. No leilit vajagi. Aga kõik toimib, kõik on jumala hea. Lihtsalt natuke vaja mõistust, mida mul ei ole. See kanister asi ka toimima saab. Lihtsalt on vaja oodata see õiget hetke, kui tuleb see see asi toimib niimoodi hoopis. Efektne. Millest ma ka jälle eespool videos rääkisin kunagi. Et vägisi mõtelda midagi, need asjad ei toimi. Minu puhul. Nii. See asi on korras. Need saavad jääda siia. Peaks selle katma need asjad. Ja siis vaatame edasi. Siis panen täna selle metsapäeva lukku. Ja tuleb toimistupäev. Seal on vaja asju veel natuke sättida. Hakkavad seal ka asjad looma vaikselt. Ei saa, natuke jahtuma. Tõmbas naha nii kuumaks.
sa raisk. Mingi kuradi toosil on nöörel ümber panema või? Kätt ei sooniks nii kõvasti. Aga see on jälle siuke mõnus tilu-lilu, et lihtsalt tuleb teha tööd, mitte olla siuke siidinäpp. Jaa, väga hea. Mulle meeldib. Kõik on plaanipäraselt läheb. Ja kohati isegi palju paremini, kui on ette mõeldud ja planeeritud kunagi. Oi. Jah, nüüd sula ära läheb. Sulab siin ära see paar päeva. Siis lööb ilusti külmaks. Veel kõvema kihi peale. Siis on juba palju lõbusamaid, ma arvan. Vedada, tõst teha. Kaevad välja. Saad selle lumekooriku peale. Ja siis tuleb nagu lepase reega. Ongi uue nädal hakata siit sellest küljest nõlva pealt nüüd võtma. Neid jämedamaid põrakaid. Peeniksid seal ülal võib jätta sinna maius palaks. Põhimõtteliselt võib neid taha tasku toppida, et need on nii peenikesed. Neid saab ju selle käsi niisugune viskaksilaadne asi, klõps palgi külge. Noh, lumes ei ole mugav kõndida ainult. Sellega saab neid peenikesi, ma sügisel tassisin küll ja küll sellega. Selle sai ka mingid 20/20 ümber kinni võtta ja väga mugav lohistada. Ainult jälle pehmest materjalist on tehtud, vähe paksam palk oligi natuke kuskil kinni jäi, käe video oleks jumala sõlmena. Ma ei tea, mingi plasteliinist või millest ta tehtud on. Siuksed peenikesi neid on jah, köki-mekki vedada, siukse viskad ju võla pealegi. Ainuke näe, see lumi on, et seda on siin üle põlve veel, et tuleb lohistada. Tegelikult tõstaks need palid ka siia peale ära, siis jälle sinna lume alla. Noh, iseenesest palju seda lund tuleb, siin jälle selle ilmateade, kas seda üldse tulebki. Ja see lumi see ei mõrenda saab siis ka, et seda ma ei pelgagi. Vihmaga lihtsalt oli hea, näitas küll 2 päeva peaks vihma tulema. Mis on ühest küljest hea, teisest küljest jälle ei ole, nagu kõik asjad. Vihm sootab kähku lund. Aga vihma käes ise teha ei saa, siis palju kiirem, lume käes on köki-möki. Ei hakka plaanima, sellepärast et need ei kehti, see on puhas plaan, teooria. Kõik toimub sündmuste käigus. Sealt alt võiks lund ka välja võtta. Ei võta, siis ta läheb nii madalaks jälle. Aga tegelikult ma pidin ju tegema selle mingi estakaadi, sellele palgile saega ovaal sisse. Ongi olemas nüüd. Ei olegi rohkem vaja, alguses mõtlesin mingi kordi siuke rist teha, aga laat minema, natuke õõnsaks eest, ongi palgi peale, väga hea koorida. Vot. Ei ole siin midagi, et kännud jäid pikaks siin, nagu varem öeldi, kui ma lõikasin neid. Kõik läheb vajana. Kõik läheb kasutusse. Ja see võib olla hiljem ka majale kohe pakuks alla vundamendi nurku, mida iganes.